olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve. Tere head kuulajad, tänane olukorrast digiriigis võtab taas rääkida tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse toodetest, siis võib vist niimoodi öelda, ja jälle on hulk toredaid lühendeid meie saates täna tarvitusel, mille me õnneks ka kohe alguses siin lahti seletame, et head kuulajad, ärge kartke, te saate täpselt teada, millest täna siis ikkagi juttu on, aga need on sellised toredad lühendid, nagu näiteks STAR ja siis ma ei tea, mis saab olla ilusam sõna veel üldse kui täht taevas, eks ole, ma usun, et selle või siis on see STAR hoopis selline, ütleme, väga kuulus esineja, eks ole, kellelt oodatakse palju ja kellesse ka investeeritakse palju. No nii, nüüd saatejuht Tanel Talve kukkus siin lobisema, aga tegelikult ei ole ma siin üksi nendest staaridest ja tähtedest rääkimas, vaid meil on täna stuudios Katre Pukk, kes on tervise ja heaolu infosüsteemide keskusest ja tema ongi selle STAR valdkonna juht. Tervist! Tere! Ja Aika Kaukver, Sotsiaalkindlustusamet, arendus- ja finantsosakonna tooteomanik. Ja tere! Väga meeldiv teid siin näha. No ma alustasin juba väga poeetiliselt võib isegi nii öelda, sest STARist meil tõepoolest juttu tuleb. Ja ma ei tea, siia saatesse sõites minul hakkas kummitama sellest tuntud filmist, see tuntud lugu Star is Born, kui te olete seda näinud. Oleme. Ja ma arvan, et ma ei tea miks, aga tänase saate teema vist ikka seda natukese puudutab, et ja kui me sellest Stari sünnist siis tõesti ka alustaks, et siis oleks võib-olla tore, et äkki räägiks ära, et mis asi see STAR nüüd siis täpsemalt on, millest meil tänasest olukorrast digiriigis saates juttu tuleb? Jaa, STAR ei ole üldse midagi salapärast, vaid STAR on sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregister. Ehk et üks riigi infosüsteemidest ja kuna see akronüüm kokku tulebki STAR, mis kõlab tegelikult väga ilusasti, siis me kõik oleme harjunud, et see on STAR. STAR on peamiselt siis kohalike omavalitsuste jaoks mõeldud infosüsteem, kogu kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö, dokumenteerimine, menetlemine, kõik siuke asi käib STARis. Ja kui rääkida STARi sünnist, siis infotehnoloogia mõttes jääb see dinosauruste aega, ehk et STAR on tegelikult kasutajale kättesaadavaks tehtud aastal 2010 juba. 1. aprillil, ei olnud aprillinali, oligi 1. aprillil ja kui mõelda, et me oleme täna aastas 2025, siis see on nagu väga pikk aeg ühe infosüsteemi jaoks ja eks me sellepärast seda STARi siis arendame ja püüamegi paremaks muuta, et see vanakene või ma ei tea, teismeline on meil ikkagi väga üle kätte läinud ja tahaks seda kuidagi nagu niiviisi paremaks saada. Eks nad kipuvad minema, jah? Jah, ja võib-olla suurem plaan on see, et tegelikult ei taha morbiidseks minna, aga tegelikult tahaks väga juba istuda STAR ühe peielauda ja ikkagi kadunukest hea sõnaga meenutada. Jah, et see, mida Katre praegu ütleski, et STAR 1, me oleme siis ise enda jaoks ja ka kasutajad tegelikult täna juba teavad, et meil on nii-öelda siis see vana süsteem, mis on STAR 1 ja see uus, mida me nüüd ehitame, mis väikeste tükkide kaupa järjest tekib, on siis STAR 2 ehk nii-öelda uus. Oota, kas see 2 on juba siis ka kasutusel mingil määral? Või 2 on juba kasutusel, aga ütleme, et siin on see, et tark ei torma, mammutit ei sööda ühe suutäiega, et STAR 1 on väga suure ulatuse või erinevate funktsionaalsustega on siuke keeruline sõna, aga et erineva sisuga süsteem ja seda korraga nii-öelda, et teeme uueks, ei ole mõistlik, ei ole mõtet, ehk et me jupi kaupa siis seda nii-öelda uut STARi ehitame. SKA ja ehk siis Sotsiaalkindlustusamet ja TEHIK ehk siis tervise ja heaolu infosüsteemide keskus koos. Ja loomulikult meie arenduspartnerid. Jah, see tähendab seda, et siis kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad siis täna paralleelselt kasutavad nii vana süsteemi kui siis ka uut. Ja pikisilmi oodatakse, et nagu ma ütlesin, et saaks siis täielikult uue peale üle minna. Mina natukese kardan muidugi neid ühtesid ja kahtesid, et meil on siin olnud igasuguseid neid, mitte nii häid näiteid võib-olla, et ütleme SKAIS 2-st rääkides on olnud probleeme palju, kas selle STAR 2-ga kuidagi läheb paremini?
No, me Skype'ist võib-olla ei ole õiged inimesed rääkima, et tõesti meil on erinevad infosüsteemid, erinevad inimesed, kes toimetavad, erinevad arenduspartnerid. Loomulikult me püüame õppida tehtud vigadest ja mitte samu vigu uuesti teha või siis, ma ei tea, teha paremini. et jah, see ongi see, et ei võta nagu suurt tükki korraga, vaid püüame minna väikeste sammudega. See võib olla selle lõppkasutaja jaoks, ehk et seesama omavalitsuse sotsiaaltöötaja või ka, ma ei tea, lasteabi telefoninõustaja, kes peab ka oma tegevusi infosüsteemis dokumenteerima või ohvriabi on meil riiklikust teenusest tulnud Staari kasutama. See võib olla keeruline, et sul ei ole kõiki tulesid ja vilesid korraga, aga et me pigem oleme võtnud selle suuna, et lähme väiksemate sammudega, aga teeme siis korralikult. Kuulge, aga ikkagi räägime natukese lahti sellisele inimesele, kes iga päev tegelikult me puutume nende infosüsteemidega kokku tavakodanikena kõik. See on selge, et meie jaoks on see lõppude lõpuks, meie kõigi jaoks on see ju mõeldudki. Aga lihtsalt, et natukese võib-olla selgitada ikkagi, näiteks kas või mis vahet on üldse Skype'il ja Staril nüüd ja mis asi see Star täpsemalt ikkagi on, mis teda, ma ei tea, minusuguse inimese jaoks, miks teda üldse vaja on? No ma arvan, et otsapidi kõik Eesti inimesed või suur osa Eesti inimesi Staariga puutuvad kokku ja võib-olla nii, et see on natuke isegi nähtamatu, et läbi Staari siis kohalikud omavalitsused ja ka tegelikult ka osad riigiteenused, toetused jõuavad siis abivajajani. Et võib-olla mõned näited võib tuua, et aastas, vaatasime just eile numbreid, aasta jooksul tehakse siis Staaris umbes 400 000 erinevat menetlust. Ja menetluste tulemusel siis kas makstakse välja mingisuguseid toetusi inimestele või suunatakse erinevatele teenustele, hinnatakse inimese abivajadust. Et võib-olla lähemale veel tuua, et toimetuleku toetust statistiliselt vaatasime, et umbes 10 000 toimetuleku toetuse menetlust tehakse kuus. See tähendab seda, et meil tegelikult on päris palju inimesi, kes vajavad igapäevaselt toimetulekuks abi. Ja näiteks matuse toetus, septembrikuu aktuaalne, lapsed lähevad kooli, ranitsa toetus, koolimineku toetus. Ja seal ongi see, et võib-olla otseselt, nii nagu Katre ka ütles, et ta on inimese jaoks natuke nähtamatu, et see ei ole nüüd selline, et ma ei tea, login kuskile sisse, esitan mingi taotluse täna, sest see on nüüd see Staari nii-öelda vana pool, et ta on ehitatud sellise infosüsteemina, millel ei olnud tollel hetkel aastal 2010 mingit iseteeninduskeskkonda või sellist kodanikukeskkonda. Ja see tähendabki seda, et Staaris täna toimetab spetsialist, ehk et seesama omavalitsuse sotsiaaltöötaja, lastekaitsetöötaja, aga ta puudutab tõesti Eesti inimesi selles mõttes, et kui inimene pöördub omavalitsusse, need samad ranitsetoetused, sünnitoetused, hooldajatoetus, koduteenus, mis iganes hoolekandeline abi, mis on selline kõige esmane, mida sa lähed oma valla või linna sotsiaaltöötajalt nõu ja abi saama, siis võt see sotsiaaltöötaja toimetab selle Staariga. Nii, et on olnud siis ametniku töövahend. Põhimõtteliselt küll. Võib niiviisi öelda, aga me räägime natukese nüüd kuidagi nagu minevikus, et kas see siis Star 2 tähendab mingit uut lähenemist sellele loogikale? No ikka, et tänapäeval on see nii iseenesest mõistetav, et sul on kodanikuna kõik telefonis olemas. Me näeme seda nii-öelda tuleviku vaates, et mitte, et ma ei pea tulema siis tingimata laua taha või saatma e-maili või postitama kirjatuhiga saatma oma mingisugust taotlust, vaid et ka Staaril oleks selline kliendi, kodaniku jaoks, kliendi jaoks, inimese jaoks selline vaade, et jah, mina tunnen, et mul on abi vaja, teen paar klõpsu ja jõuaks. Mina kodanikuna olen ka selle Staariga ühendatud siis otse, et mitte mina ei kirjuta tavalist e-maili või mingit muud asja ja siis ühesõnaga, et see asi nagu ühildavus oleks parem. Aga siin on hästi oluline ka see, et kindlasti mitte kunagi, vähemalt võib-olla lähimas tulemikus Staar ei muutu selliseks, et inimene saab oma murest teada anda ainult digitaalselt, sest meil on väga palju neid inimesi, kes ei ole digimaailmas, eriti võib-olla sotsiaalselt haavatamates sihtgruppides ja kindlasti jääb see võimalus, et ma saan minna siis sinna
spetsialisti juurde laua taha helistada ja minu info jõuab ikkagi süsteemi, sinna paneb selle siis spetsialist. No mina mäletan paari aasta tagust juhust, kus ma käisin kaasas sellise, ütleme, sotsiaalse eksperimendi mõttes sotsiaaltöötajaga 2 päeva tema klientide juures ja vaatasin, kuidas see tööpäev tal siis kulgeb. Ja seal oli ka see staari kasutamine oli ju väga jutuks, aga vähemalt see sotsiaaltöötaja kurtis küll pisut, et see ei ole nagu täielik, et ta peab tegema ikkagi kuidagi seal koha peal selle, nimetame neid siis klientideks või inimesega siis nii-öelda töö ära, mingid hullud paberid ja poetšekid ja muud asjad ja siis ta veedab terve õhtu sellega, et ta hakkab neid asju kõike sinna staari sisestama siis. Et kas see osa on nüüd selle sotsiaaltöötaja jaoks kuidagi ka paremaks juba tänaseks läinud või mida talle öelda lohutuseks? Eks see kodanikuga suhtluse pikka alles, aga meie eesmärk on see, et see uus staar või staar 2, kuidas nimetada, ikkagist oleks töövahend, parim töövahend sellele sotsiaaltöötajale, et ta saaks kiiresti, mugavalt teha siis need sammud, mida on vaja teha, aga et see oleks toetatud selliselt, et ta saaks tegelikult oma tähelepanu siis suunata selle abivajale inimesele. Ja samas tõesti, et kas või see sama, et kui sa oled seal inimese juures, temaga kohtud, ükskõik on see kodus, haiglas, oodiserva peal, spetsialisti kabinetis, siis päris seda nüüd ei tahaks, et spetsialist istub ainult ninapidi ekraanis ja vaikselt klõbistab seal. Seda on isegi arsti abi kohta öeldud, et lähed sinna, arsti ei räägi minuga, vaid ta on kogu aeg kuskil ekraani vahel klõbistab. Perearsti juures mina olen ka seda tundnud, et võib-olla tahaks rohkem silmsidet, et mõnes mõttes see ilmselt jääb see, et on see nii-öelda otsesuhtlus, mis sa teed kodanikuga ja siis sa tagant järgi mingid asjad sisestad süsteemi, aga tõesti, et siis nii-öelda infosüsteem toetab parimal määral, et ma ei pea mõttetuid klikke tegema, ma ei pea kogu aeg meelde tuletama, mis ma pidin tegema, vaid et see oleks mugav, intuitiivselt kasutatav, et jah, see on see, mida võib-olla see 2010 loodud süsteem täna natukene ei ole kõige parem. Kui palju te kuulate neid samu inimesi, kellele see töövahendiks peamiselt siis on, neid samu sotsiaaltöötajaid? Kogu aeg. No selles mõttes, et ma lause lõpetaks veel sellega ka, et mitte ainult ei kuula neid ja ei nooguta, vaid et nende arvamus ka arvesse ja praktiliselt ellu viiakse. No meil on tegelikult sellised, nimetame need kuumad grupid, et parim kogum inimestest, kes on soovinud panustada, siis sotsiaaltöötajate näol on arendusprojektides kaasas, et inimesed saavad siis olenevalt projektist kas iga nädalaselt, on nad nii-öelda kuuldaval ja me kuulame, mis see sisu on, sest et nemad on need, kes päris seda tööd ju teevad. Ja siis igakuiselt me teeme selliseid suuremaid demosid, näitame, mis on meil valmis või võtame tagasisidet arvesse. Ja ehk et see ei ole mitte see, et SKA inimesed või TEHIKu inimesed teavad, mis on kõige parem ja teevad midagi valmis ja ütlevad, et kasutage, vaid tõesti, et meil on COVID kaasas ja meil on 79 COVID, meil on mitusada sotsiaaltöötajat, nad ei saa kõik olla meil nagu ümber laua, aga ja need, kes on andnud märku, et me oleme nõus kaasa rääkima, siis loomulikult nad on kaasas ja nende sisend on äärmiselt oluline, sest igas etapis arendusprojektis, igas uues algatuses on alati olnud seda, et me arvame ja siis tuleb kasutaja ja ütleb, et te olete ikka täitsa nõmedad. Oleme ausad. No eks neid nii palju kui inimesi, nii palju kui arvamusi ja eks mõnikord ju öeldakse ka, et ega see kaasamine väga moodne sõna viimasel ajal, eks ole, et kui seda nagu tehakse ka kuidagi natuke liiga lõpuni välja, no siis ei saa ükski süsteem ega ükski asi mitte kunagi valmis. Jaa, aga see on ka natukene, selles mõttes ongi tasakaalu leidmine, et mulle väga meeldib see ütlemine, mis oli Henry Fordi poolt, et kui ma oleks kuulanud kasutajaid, et andke mulle kiiremad obused, on ju, et siis me sinna oleksimegi jäänud. Aga infosüsteemi arendamise mõttes on tegelikult see sama, et me kuulame kasutaja ära, ja kui ta siis ütleb, et ta tahab kiiremaid obuseid, siis on meie võimalus pakkuda siis mingit seda muud lahendust, et aga kui su eesmärk on saada kiiremini punktist A punkti B, siis äkki kasutaks sellist lahendust. Ehk et mulle vähemalt tundub, et see on see, mida me püüame nagu väga silmas pidada, et me kuulame lõppkasutajat, aga võib-olla mitte ei tee päris seda, et tulles võib-olla rohkem infosüsteemi arendustesse, et tehke mulle sinna see nupp, sellist värvi sellisesse kohta, vaid et mis sa tegelikult teha tahad.
ja siis pakkuda lahendusi. Mul tuli üks näide ka selle kohta, et kuidas asju siis teha tõhusamaks ja kiiremaks on see, et kui me üle-eelmine aasta alustasime ühe lastekaitse tööriista arendamisega, siis me mõõtsime ära, et kui me suudame esimese sammu lastekaitsetööst infosüsteemis teha minut aega kiiremaks, siis see hoiab kokku riigil aastas ühe inimese terve aasta tööaja. Et me proovime nagu mõõta ka, et seda kasu, et sellised arvud ikkagi kuidagi mõjuvad, et me päriselt proovime siis teha paremaks. See on nagu ühe inimese tööprotsessis võib-olla tõesti see 1 minut. Ma teen võib-olla päevas, ma ei tea, 10 sellist liigutust, 10 minutit ja siis juba võtad suurema mastaabi. No absoluutselt ja me tegelikult ju kõik püüdleme ka eraettevõtluses ju selle suurema digitaliseerimise ja automatiseerimise poole ja see on ju selge, et see sellist töö efektiivsust ju tõstab ja see on vajalik, et lihtsalt jällegi mina tavakodanikuna olen meediast varasemalt kuulnud väiteid nendelt samadelt siis sotsiaaltöötajate poole pealt just, et see asi võtab rohkem, ma ei tea, aega ära, kui mul enne kulus selle asja tegemiseks ja et mõnikord on võib-olla liiga palju ka kohustusi pandud, et kohustuslikuks tehtud tähendab, et veel ei tööta süsteem päris õigesti, aga seda juttu ma olen kuulnud absoluutselt kõikide infosüsteemide kohta, et see on meditsiinis niimoodi, see on teie valdkonnas niimoodi, et eks siis mingid paratamatud sellised olukorrad ju ma ütleksin juurde, et olles ise 20 aastat KOV-is sotsiaaltöötajana töötanud, et ma natukene tean ka seda nii-öelda lõppkasutaja poolt, siis iga uus asi on keeruline, kui sa oled harjunud tegema ühtemoodi, isegi kui see on nagu võib-olla suures pildis ebamõistlik, aga ma olen harjunud, see on mul käe sees ja siis ma pean tegema teistmoodi, mis võib-olla lõpptulemusena on nagu efektiivsem, aga siis see on igal juhul ebameeldiv. Ma pean ju midagi teistmoodi harjutama ja kõik muutused on keerulised, aga ega me ei saa ju siis nagu seisma jääda, et tuleb ju ikkagi edasi liikuda. Seda staari kasutatakse nüüd siis selles mõttes meelsamini kui võib-olla päris alguses. Kindlasti kõik uus on natuke see võib-olla selline keeruline ja ei juleta ja ei taheta ja on ka kindlasti alati vastuseisu ju, sest et harjumust muuta on päris keeruline inimestel. Tahaks loota küll ja me oleme nagu seda tagasisidet küll saanud, et see nii-öelda see uus staar on ikkagi ilusam juba visuaalselt. Tahaks juba... Ja, et tahaks juba rohkem teha seal ja ma arvan küll, et see nagu olles nagu väga aus, et ega palju kehvem ei saa olla kui see vana, et et kõik see, mis nagu uus tuleb, võiks ikkagi olla natukene parem. Ja asi on ka selles, et staari kasutamine on kohustuslik. Ehk et sinna tuleb nagunii midagi teha ja see on nagu eriti see, mis inspireerib nagu neid arendusprojekte võimalikult niiviisi läbi mõtlema, et kui sa pead seda nagunii tegema igapäevaselt, et sul oleks seda siis nagu hea teha. Täna siis kõik süsteemid töötavad seal, et ei teki sellist frustratsiooni, et kuramus, et meil on siin kohustus küll, eks ole, aga näed, asi ju tegelikult ikka ei tööta päris õigesti. Ma ei usu, et ärge mulle tule kindlasti ütlema, et teil on 100% kõik. Ei tule. Ma tahaks teada, milline infosüsteem töötab 100%. Jaa, aga mingi talutavuse piir on ju olemas. Ma arvan, meil on talutavuse piir olemas, aga me saame paremaks ja tahame paremaks. Ja siin on nagu see, et meie sotsiaaltöötajad lihtsalt on väga tublid ja suure taluvusega ja et võib-olla lihtsalt harjunud ka, et ongi, et kõik ei tööta ja aga see ei ole muidugi mingisugune vabandus, et see ongi see, et me teame, mis on need kitsaskohad, kus on probleemid ja kus me saame paremini. Ja kindlasti ei tööta kõik ja Star 2 ongi nii nagu millest me alustasime, et me teeme seda tüki haaval ja kui see ongi see, et sa saad ühe tüki nagu ära teha, aga siis sealt edasi ei saa ja siis sa pead minema tagasi vanasse süsteemi, kus sa pead võib-olla midagi topelt tegema, siis see on kõik ülemineku protsessis selline väga keeruline hetk, aga jälle, et mammutit ei söö ühe ampsuga ära ja see on selline mõnes mõttes natuke paratamatu. Ja me oleme ise võrrelnud seda Star 2 ehitust sellise maja ehitusega, et loomulikult soove on palju ja tahaks võib-olla seda 3. korruse raamatukogu, aga ei saa enne, kui esimene korrus pole valmis ja trepp peab enne olema, et me peame, et seda nagu sõnumit kogu aeg uuesti tuua lauda, et teeme, aga õiges järjekorras, et see vundament ei oleks meil kaardimaja, et me ikkagi peame laduma tugevalt. Et vundament ja seinad ja vahelagi ja teine korrus ja alles siis me jõuame kuhugi katuseni. Ja siis tuleb raamatukogu ka. Ja siis tuleb raamatukogu ka, jah. Tuleb meelde Kreisi raadiost tuntud lause, et
katusmaja loogiline lõpp. Noh, jah, püüaks ka, et alustame loogilisest algusest. Aga nali naljaks, et eks selline pikale veninud teema ta ju on ja on ka kosta olnud neid hääli just, et ma saan aru, et mammut ja kõik, eks ole, aga et no natukese see tempo võiks ju kiirem olla, sest et muidu on niimoodi, et sealt see vundament, mis on siis nagu vähe värskemaks tehtud, hakkab juba servast lagunema, enne kui pole veel esimese korruse trepini jõutud, et selles mõttes, kus need kitsaskohad siiski siis on, et kas on rahastust vähe, on poliitilist tellimust vähe, on kogemust vähe, oskust vähe. Ma arvan, et täna meil ei olegi selliseid suuri kitsaskohti, et tegelikult meil on staaris investeeringud, meil on poliitiline vaade, meil on nii-öelda sisulised tellimused olemas, et ma arvan, me oleme tegelikult väga heas kohas. Ja võib-olla see kitsaskoht alguses lihtsalt ongi see, et kuna me teeme seda uut süsteemi täiesti uuel ka nii-öelda tehnoloogilisel platvormil, siis see ei olnud nagu ainult see, et me teeme, nagu ma ütlesin, et Star 2 on ilus, et me teeme nii-öelda sellise facelifti või lihtsalt nagu, et see, mis ekraanilt vastu vaatab, on ilusam. Seal on taga kogu see nii-öelda IT-arhitektuuriline pool on täiesti uus ja võt see vundamendi ehitus ei paista välja. Aga selle peale on nagu päris palju aega läinud, et see nagu paika saada ja ma arvan, et tänaseks tõesti nii nagu Katre ütles, et me olemegi juba seal, et meil tegelikult juba hakkavad ka need seinad paistma ja ma olen väga nõus selle kriitikaga, et kui liiga kaua aega läheb, siis hakkab vundament juba otsast nagu murenema, et noh, püüame ka sellel siis järge peal hoida, et meil see vundament ei hakkaks murenema. No ma täitsa kujutan ette, ma ei ole ise muidugi mingi spetsialist selles andmebaaside ja muude asjus, eks ole, aga no ma kujutan ette, et see on ikka päris keeruline teema, et ja ma ei tea, kui palju Star peab omakorda teiste mingite infosüsteemidega ühilduma üldse või noh, et kuidas seda kõike üldse, kes seda suurt pilti kõik meil siin vaatab, et kõik need andmebaasid omavahel ka suhtleksid ikkagi? Meie vaatame ikka ka. Jah, meie vaatame. Aga see on selles suhtes väga õige, et kui inimene pöördub sotsiaaltöötaja poole, siis selleks, et üldse kontrollida selle inimese andmeid, kohe päring rahvastikuregistrisse. Vaadata, et tema võib-olla, mis tema varasem abivajadus on olnud, äkki tal on töövõime tuvastatud, töövõime kaotus, andmevahetus töötukassaga, kas tal on äkki puue tuvastatud, andmevahetus selle sama Skysiga, millest meil siin juttu oli, kas ta on tööl kuskil tööregistriga, on meil jah. Karistusregistriga, ühesõnaga erinevad riiklikud infosüsteemid, meil on 10 erinevaid nii-öelda seoseid ja tõesti, kui keegi kuskil muudab, siis see tähendab kohe, et siis ka see nii-öelda teine süsteem peab sellest teadlik olema, muutma ja noh, osalt on need samamoodi mõnikord lihtsalt sellised IT-tehnilised vajadused, et ka keegi uuendab, teinekord on seal see poliitiline muudatus, seadusandlus muutub, et Stari vaates on kõik need samad teemad laual. Ja on mõnikord keeruline kõiki otsi kokku panna. Ja tuleb tavakasutajale meelde muidugi, et niipea kui sa arvutile update'i teed, siis on kõik pekkis. No jah. Ja no kodaniku vaates on siis see, et see inimene ei peaks käima, ma ei tea, 3 registris andmeid uuendamas, 5 ametnikule sama juttu rääkimas, et need andmed peavad nagu ühilduma. Noh, õigusruumi piires siis, aga et... No ma olen aru saanud, et viimasel ajal on ikkagi selles vallas olukord tunduvalt paremaks läinud, et päris nii hull enam ei ole. Kindlasti tuleb ette kohti, kus sa pead riigile mitu korda erinevatest akendest ja ustest oma infot andma, aga ma olen meie varasematest saadetest vähemalt niimoodi välja lugenud küll. Ja Stari vaates on samamoodi see, et ka seadusandja tänapäeval, kui me räägime nii-öelda poliitilisest tellimusest või poliitika kujundamisest, et siis tõesti ka see arusaamine, et seadusloome võib seda toetada, et kui need on asjakohased andmed, siis see andmevahetus on kõige mõistlikum lahendus ja ka isegi sellised nii-öelda tõesti tundlik info, mis on terviseandmed, et ka nende osas on juba meil erinevaid nii-öelda arenguid toimunud ja lapsed, kes on väga nii-öelda haavatav sihtrühm, et seal on meil juba ka selliseid nii-öelda proaktiivseid lähenemisi, et ei pea enam ootama, et inimene tuleb uksest sisse, et ma olen hädas, vaid et kui mul on kuskil süsteemis juba märge, et äkki siit oleks põhjust abi pakkuda, siis see info jõuab sotsiaaltöötajale Stari kaudu ja ta saab juba nii-öelda reageerida.
No see on kindlasti ülioluline, et selline asi toimib, samas juba puudutasime seda andmete teemat, et nii Skys kui ka Star ise, et ta on ikkagi väga tundlik andmete kogum ju. Et kuidas teil täna selles Star 2-s, kas seal on ka mingid edasiarenguid mõeldud, sest ma kuskilt lugesin Riigikontrolli hinnangud, kes ütles, et Stari ja kas Skysi andmetel on nendel ametnikel liiga ulatuslik ligipääs, et nad pääsevad ligi ka nendele andmetele, millele võib-olla ei peaks saama ligi tema tööst lähtuvalt, et kas need, see on ka hästi suur teema tegelikult. See ongi arendusprojektides ka suur teema, et mis õigused on inimestel, mis rollid neil süsteemis on, et me ikkagi tegutseme, arendame vastavalt siis seadusandlusele, andmekaitsele ja sellele ka, et inimestel on vaja oma tööd teha, aga täpselt nii palju peavad nad või võivad nad näha siis andmeid, palju neil päriselt vaja on. Et keegi saa seal kuidagi surfata või ringi kolistada, et lihtsalt uudisimu seal. Ja see on kindlasti üks nii-öelda õppimiskoht võrreldes siis selle nii-öelda vana süsteemiga, kus võib-olla oligi see, et sul oli üks kasutaja roll, see sama sotsiaaltöötaja, sa justkui saidki kõike teha, sõltumata sellest, et kas sul tegelikult oli seda päriselt vaja. Et siis nüüd selle uue süsteemi ehitamisel meil on väga selged kasutaja rollid, ehk et kui mina sotsiaaltöötajana seda süsteemi kasutan, mis ma teha saan, ma ei näe näiteks ohvriabi infot, mis on väga ka nii-öelda tundlik ja mida mul võib-olla nii-öelda selles rollis ei ole üldse vaja. Nii et see, et millised andmed liiguvad, kelleni need jõuavad, mida ma nende andmetega teha saan, see on igas projektis väga selge prioriteet. Mismoodi me suhtume nendesse uudistesse, mida aeg-ajalt jälle tuleb ikka kuskilt meedias ette, et ma ei tea, mul on amputeeritud käsi või jalg, eks ole, siis ma pean käima tõestamas oma puuet iga natukese aja tagant, et äkki on jalg tagasi kasvanud. Mina ei tea, minule tundub see juba ju nagu huumorina, et see pole päriselt see nagu linnalegend rohkem või on see päriselt siis nii, aga Star on siis süüdi selles? Star ei ole, saame kohe öelda, sest puude tuvastamine on täiesti eraldi protsess, mis ongi riiklik protsess ja kõik need andmed on Skysis, aga kui see sama inimene nüüd tuleb kohalikku omavalitsusse ja sealt mingit abi vajab, et siis see on küll nii-öelda Staris olemas, et kodanik ei pea tooma siis oma mingeid dokumente või tõestama, vaid see on seesama andmevahetus, mida me puudutasime. Et tuleb kodanik uksest sisse, ei pea ümbrikuga oma pabereid kaasa tooma, vaid jälle spetsialist saab tema andmed sisestada ja süsteem juba võtab selle taustainfo, mis on asjakohane ja ka ütleme, kui nüüd juba on hinnata seda inimese olukorda, et milleks tal siis oleks õigustatus või paraku kipub ka olema neid, et inimene ise arvab, et ma hirmsasti midagi vajan ja võib-olla tegelikult ei ole päris see, et siis kas tõesti seesama, et see info, mis juba kuskil süsteemides on, jõuab kohale. Kui kvaliteetsed andmed täna Staris on? Täpselt nii kvaliteetsed, nagu need sinna pannakse. Et on kindlasti Star ise ei tee, Star ise ei tee midagi, just. Ikkagi selle kvaliteet sõltub sellest, mis sinna pannakse. Ehk et jälle ise väga selgelt teame, et Star 1-s meil on see andmekvaliteet väga kõikuv, sest on andmeid, mida seal on ja on andmeid, mida seal ei ole. On andmevälju, mida saab võib-olla tõlgendada, et me üritame seda... Ja, et võib-olla väga palju niisugust nagu vabatekstilistest, et mina armastan selle kohta öelda, et me kirjutame seal niisuguseid rahvuseposeid, aga võib-olla oleks lihtsalt mingit mõistlikku klassifikaatorit vaja, et no muidu ei saagi need andmeid kuidagi ühtlustada ja teine andmebaas ei saa ju aru sellest ilukirjandusest. Suurepärane, sa võid tulla arendama infosüsteemi. Teil ei ole ju raha maksta mulle palka. Kindlasti leiaks. Ehk et see on nagu väga õige tähelepanek, et kui me täna hästi palju räägimegi sellest, et meil andmed liiguks, siis need andmed peavad olema struktureeritud ja see on ka nii-öelda meie arendusprojektide üks teema. Ja need andmed, mis seal täna on sellised nagu need sinna on pandud ja ka kõik see info, mis teistest andmekogudest saame, on samamoodi, et sõltub sellest, mismoodi need sinna sisestatud on. Miks need andmebaase ja infosüsteeme üldse nii palju vaja on? Ma ei ole sellest aru saada. Heakene küll, rahvastikuregister, ma ei tea, karistusregister, need on natuks eraldi teemad, aga ma ei tea, see sama Skys ja see Star, eks ole, et kas see võiks olla üldse ühte süsteemi või mis teil selle Stariga plaanis on, et kõlab väga ambitsioonika nimena, et Star ikkagi, eks ole, võiks ta ollagi tulevikus selline keskne platvorm üldse kogu, ma ei tea, sotsiaalsüsteemi jaoks?
ma ei tea, ma võib-olla viskan siin juba väga julgeid mõtteid üles, eks ole, aga minu mõte on just see, et kui neid erinevaid asju oleks lihtsalt natukese vähem ja saaks võib-olla konsolideerida väga moodsa sõnaga, äkki oleks ka siis lihtsam arendada ja teha, et siis ei pea igal pool ise asju siin putitama. Ei maksa häbeneda, selles mõttes, et suund on õige ja tegelikult plaanid ongi ja võib-olla just nagu see, et erinevaid, võib-olla väga tehniline, aga erinevaid selliseid rakendusi saab olla, sest erinevatel, ütleme siis, teenustel või sisudel, et pensioni maksmine on ühtemoodi loogikaga ja võib-olla see koduhooldusteenuse määramine on hoopis teistsuguse loogikaga ja neid päris kõiki nagu ühtemoodi ühte andmebaasi panna või infosüsteemi ei olegi mõistlik, aga see, et ta nii-öelda andmekoguna või infosüsteemina oleks üks, siis tegelikult sinna suunas see vaade on ja ka seesama, mis kunagi sai nüüd alguses öeldud, et näiteks Staril ei ole täna üldse sellist nii-öelda kodanikuportaali või sellist, et ma saaks ka iseteenindust, et ka siin on see vaade, et kui riigiteenuste puhul ja Skysil on see iseteenindus olemas, et siis me tahame, et Staril oleks see ka, aga me ei taha ehitada jälle mingit uut süsteemi, vaid et see oleks integreeritud, sest minul kodanikuna ei ole ju vaja teada, et kas see avaldus või see taotlus, mille ma esitan, kas see nüüd jõuab ühte majja ühe ametniku lauale või teise majja teise ametniku lauale, et ma tahan, et minule jõuaks abi, mis mul vajalik on. Jaa, ei kindlasti, muidugi on väga oluline, et see jõuaks õige ametniku. Jaa, absoluutselt, aga see peakski toimuma taustal. Jaa, et aga see peaks toimuma taustal ja mitte nii, et ma teen oma internetibrauseri või telefoni lahti ja siis ma pean mõtlema, et kuhu ma nüüd pidin sisse logima. No ma ei tea, mulle tundub vähemalt nii, et ega see Star infosüsteemina nüüd võib-olla liiga palju nüüd selline tavainimesele nüüd mingiks infoportaaliks ju ei peagi saama. Seda mitte, aga võib-olla sa tahad kodanikuna aru saada, et mis toetused, millal mulle makstakse, mida ma üldse saan taodelda, mis teenused on olemas. Sest kaudselt on täna inimesel olemas kokkupuude ongi läbi selle, et kui ma ei tea, oma valla või oma linna iseteenindusportaalis kuskil saan ka esitada mingi sotsiaaltoetuse, lihtsalt täna on meie puudujääk see, et see ei jõua otse Stari, vaid ametnik peab seda veel seal kuidagi nii-öelda dubleerima. Ma astuks veel sammu edasi, et mis kohalik omavalitsuse, mul on eesti.ee selline keskne koht, ma lähen sinna ja ma saan sealt kõik asjad esitatud, minu asi pole, kuidas see jõuab õigesse valda üldse. Ma olen väga sama meel. Ja kui ta mõnda rikkamasse valda jõuab, on ise äralis tore, selline rohkem raha mulle maksta. Jaa, aga see on tegelikult ongi see sama suund, et kodanikusel on nii-öelda kodanikuna üks värav ja see, et seal värava taga on võib-olla ikkagi 70 erinevat infosüsteemi. Inimesena see mind ei huvita. Ei, see on väga okei selles mõttes, et kui mina ei pea ise seal rägastikus ekslema, et see on kuidagi automatiseeritud ja tehtud, et siis on okei. Ja Stari vaates me selles suunas tõesti liigume, et need automaatsed andmevahetused, ka juba otsast see sama proaktiivsus, et kui ma kuskil olen juba nii-öelda märku andnud, et mul on selline abivajadus, et siis see jõuaks ka nii, et sotsiaaltöötaja oskab mulle midagi nii-öelda toeks olla, et need põhimõtted või need nii-öelda eesmärgid on meil kindlasti igapäevaselt töös. Kas seda dubleerimist ja bürokraatiat on Star 2 siis aidanud tõesti ka reaalselt vähendada, et võib öelda, et asi on õiges suunas minemas? Jaa, kindlasti. On küll, sest saad äkki mõned näited ka tuua, et see on alati hea, et muidu kas või see sama abivajaduse hindamine, millest siin jutt oli, et seadus ütleb, et see on omavalitsuse ülesanne, esmane nii-öelda olukord kaardistada ja meil on juba ongi see sama, et liigub see puudeinfo, et kui puue on tuvastatud, siis see info jõuab automaatselt KOV-i töölauale, KOV-i sotsiaaltöötaja töölauale seal Staris ja inimene ei pea tulema ütlema, et mul on puue, vaid KOV näeb ja saab ütelda, et aga äkki sul on selle tõttu veel mingit abi vaja, et ma ei tea, meil ongi siin mingi toetus prillide ostmiseks või abivahendite rentimiseks või mis iganes. Ja teine asi, mis meil nüüd on kohe jõudmas lõppkasutajateni, on see, et kui juba ongi näiteks Töötukassa hinnanud töövõimet või Sotsiaalkindlustusamet hinnanud seda puuet, et kas on funktsiooni, sellel on tähtis nimetus funktsioonihäire kõrvalekalle, et siis jälle, et omavalitsus ei pea alustama sotsiaaltöötaja seda nullist, vaid ta näeb juba seda hinnangut ja saab lihtsalt võib-olla juurde küsida, et kas sul on endiselt selliselt või kas sul on siin midagi paremaks või kehvemaks läinud. Ehk et need on sellised asjad, mis on põhimõtteliselt uued
ja mis vähemalt mina julgen küll öelda, et väga selgelt vähendavad dubleerimist või sellist bürokraatiat. Aga võib-olla võime veel mõnest uuest projektist rääkida. Muidugi väga huvitab, mida kõike seal, see on nüüd jälle selle Star 2-ga seotud siis. Jah, me ütleme nii, et me seda Star 1 me laseme tal olla ja ikkagi ootame neid peiesid siis. Ja. Kui on vaja, siis vahepeal putitame. Kutsume. Aga ma mõtlesin, et rääkida sellest ohvriabi projektist, et aasta alguses läks meil laivi ohvriabi projekt, see tähendas seda, et enne ohvriabi töötajad ma ei tea, ikka, kas on õige öelda, et aga ikkagi... No peaaegu, et paberi ja pliiatsiga. Ja. No mitte päris, aga tõsi ka, jah. No ikkagi väga-väga vanas süsteemis ja ega seal väga nagu mõistlikku ei olnud. Aga kuna me arendasime Stari, siis nad hüppasid kohe meile pardale, et me tahame ka. Ja me võtsime nad kaasa ja lihtsalt võib-olla huvitav oli see, et kui me kuskil aasta alguses läksime laivi, siis vähem kui kuu aega oli siis loodud juba üle 600 ohvriabimenetluse. Ja vaatasin, et eile statistikat, et tänaseks juba üle 3400 menetlusega, võib-olla see nagu sisuline pool või miks oluline on see, et natuke statistika minuteid ka, et statistika järgi on Eestis elu jooksul paari suhtes vägivalda kogenud 41% naistest ja 33% meestest ja vaid 13% eestlastest teatab selle kohta, et nende suhtes on siis vägivald toime pandud. Ja siis, kui see ohvriabi meil laivi läks, ja me vaatasime seda statistikat, siis see ongi nii mündilik, et mingis mõttes me tahame rõõmustada, et nii palju on seal juba tööd tehtud, teisest küljest see münt on nagu see numbrid on nagu sealt reaalajas andmete pealt veel hullem siis või? Noh, kindlasti on ju neid juhtumeid, mis ei jõua, aga just, et arvestades seda, et osalt on see teadlikkus suurenenud ja kõik need abistajad, kes on nendele inimestele toeks, et nad saavad ka oma tööd teha mõistlikumalt, neil on nüüd nii-öelda see uus süsteem, kus nad saavad selle töö dokumenteerida, see toetab seda igapäevast toimetamist, et see nüüd küll on riiklik teenus, ehk see ei käi läbi päris omavalitsuse, aga noh, suund ongi ju see, et nagu ka juttu oli, et meil on, jah, et vahet ei ole, et kas see on riik või omavalitsus, et oluline, et see hoolekandeline abi saaks osutatud ja samas, et need andmed oleksid kuskil korrektselt nagu ka dokumenteeritud. Ja jällegi, et need ametnikud, kes tegelevad selle teemaga, et nendel oleks lihtne mugav tööriist olemas. Ja et ikkagi põhiaur saaks minna sellele sisulisele tööle ja et see infosüsteem toetab mind, et ma ei pea kogu aeg mõtlema ja kasutusjuhendit lappama, et mis ma tegema pidin. Vaid et see on nagu kuidagi intuitiivselt, et suunab mind läbi selle protsessi süsteem ka. Ja täna ohvriabitöötajad nagu väga kiidavad ja on väga rahul, et nad saavad seda kasutada. Ja seal on jätkuarendused tulemas, nii nagu me seda Stari ehitame, et jupihaaval. Midagi veel uut äkki põnevat, mis Staris ma võib-olla uut ei ole, aga mul tuli lihtsalt praegu meelde, et kuidas võib-olla inimesed, mina olen hästi inimeste usku inimene ja et võib-olla kuidas seda kõike koos hoida, et näiteks kui me alustasime lastekaitse töövahendite arendamist, siis mäletan väga hästi, et proovime ka seda, et me teeme sellised, nimetame neid kick-offideks, et kogu meeskond, siis meiepoolne meeskond, SKA-poolne meeskond ja siis ka arendajad, kes hakkavad seda tegema, tuleksid ühise laua taha. Et minust on hästi oluline see, et me lihtsalt ei hakka minema, vaid kõik saavad aru, miks me mida teeme. Ja siis seal avakoosolekul lastekaitse siis selle projekti eestvedaja SKA poole pealt tõi välja sellised väga-väga kurva statistika. Mingi statistika minuteid loen sinna, ma loen ikkagi, et iga 5 lapsevanem karistab last füüsiliselt Eestis. Et iga 5 noor laps tähendab on kogenud seksuaalset väärkohtlemist, iga 3. laps on mõelnud Eestis suitsiidimõtteid ja kui see inimene oli need päriselt siis statistilise Eesti lapse pildi maalinud, siis see oli nagu kuidas ma ütlen, see energia seal toas ikkagi läks väga suureks ja see oli väga lahe näha, kui üks arendajatest siuke suurem mees tõusis püsti, ütles nii, ma tahan nüüd koodi hakata kirjutama, ma tahan paremaks teha, kuidas me saame teha nii, et need inimesed, kes tegelevad nende abivajavate lastega, saaksid veel paremini, kiiremini aidata neid lapsi. Ja siin on väga selge näide ka seesama bürokraatia või dubleerimise vähendamine, et kui meil varasemalt süsteemis oli see, et meil on lasteabitelefon,
kus on ühed inimesed, võtavad info vastu, sisestavad süsteemi, aga pärast seda last aitama hakkab omavalitsuse lastekaitsetöötaja, teeb oma sisestuse, hakkab oma asju ajama, et siis nüüd selles uues süsteemis see on nii-öelda üks sujuv töövoog, info sisestatakse ühekordselt, info liigub, jah, seal on ka võimalik veel paremaks muuta ja mitte kõik ei ole veel nii, nagu me näeme, et võiks olla, aga kindlasti see ka nii-öelda kvaliteedihüpe on juba toimunud. No see kõlab natukese nagu minu tervise teemadel samamoodi, et kui minu haiguslugu on kirjutatud erinevate arstide poolt ja väga ebaühtlase nii-öelda stiiliga, ma ei räägi isegi mitte kvaliteedist, vaid et just, et see ongi eri süsteemid, et üks sisestab ühtemoodi, teine teistmoodi, siis tervikpilti on ikka jube raske vaadata, et kui tuleb kolmas arst, siis ta tahab aru saada sellest minu probleemist ja ta ei saa mitte mütsiga aru, sest et see on nagu see kiri Prostokvaršinost, et ja see ongi mingi jupi kirjutanud. Just, ja see ongi see, mida jälle, võib-olla me oleme Katrega siin sellised usume inimestesse ja helgesse tulevikku, aga ja koostöösse, aga et see, mida Staari arenduses nagu silmas pidada, et meil oleks nagu ühtemoodi eesmärk, ühtemoodi arusaamine ja et tõesti ei ole nii, et mina kirjutan ühe asja, sina teise asja, kolmanda asja ja neljas ei saa üldse aru, millest nagu jutt käib, vaid et meil ongi nagu nii-öelda üks süsteem ja üks võimalus abi pakkuda. Ja minust see on ka väga lahe, et meie arenduspartnerid, siis IT-arenduspartnerid ka ütlevad, et nende tiimi inimesed tahavad seda Staari teha, see on väga motiveeriv, see on, sa teed midagi, mis päriselt muudab. Teeb midagi, kellegi elu paremaks, et ma arvan, et see on ühes, kuidas öelda, mingis mõttes privileeg ja mingis mõttes väga suur vastutus. Korraks tuleks veel ka selle teema juurde, et riiklikud andmebaasid, kõik infosüsteemid ja asjad on loomulikult eelkõige mõeldud siis riigi süsteemide kasutamiseks, eks ole, aga meil on eraettevõtlus ka täiesti olemas, kes samamoodi tahaks kasutada mõningaid andmeid ja mõningaid andmebaase. Kas Staariga ka on mõeldud, et eraettevõtlus kuidagi kokku saab hakata sulama või liidestuma, siis on vist õigem sõna. Võtame kas või ühistranspordi, et kui mul on seal õigus mingisugusele soodustusele või toetusele, et siis ei pea see ka nii keeruliselt käima, vaid muidugi ühtne piletimüügisüsteem on ka selline habemega nali sama nagu paljude teiste andmebaaside puhul. Aga ütleme nii, et Staariga sellised teenused ühilduda, kas selle peale olete üldse mõelnud? Jaa, see on meil üks töös olev projekt, ehk et kõik see, mis puudutab teenuste maailma, et kuna teenuse pakkuja reeglina on, mitte alati on ju, et aga näiteks hooldekodu, nii-öelda vanadekodu, eks ole, hooldekodu teenus, suur hooldusreform on just nii-öelda siin lähiminevikus läbi viidud ja ikka veel käimas ja see on üks see koht, kus Staari arendused peavad nüüd järgi jõudma sellele, sest protsess on teistsuguseks tehtud ja et nüüd see protsess saaks süsteemis õigesti kajastatud, siis ongi, et kui see teenuse pakkuja on eraettevõtja, siis tema ju tahab ka, et talle jõuaks info inimestest, kes talle suunatakse, kui seda suunab omavalitsus, et infovahetus omavalitsusega oleks mugav ja asjalik ja mõistlik, et siis sealt tulevad kindlasti need liidestuse kohad ja täna on see veel üsna nii-öelda lapsekingades ja see, mis vanas süsteemis oli hästi minimaalne, aga see on üks osa Star 2 arendustest, Ka paljude teiste arendajatega ja infosüsteemide omanikega siis nii-öelda kokku puutute ja asju arutate, sest need pistikud võiksid olla ju standardiseeritud, et muidu ongi nii, et ühel on üks teine omavahel kokku ei sobi ja selles mõttes oleks tark vist ju luua need mingi standardi järgi siis. Ja, siin on õnneks Eesti riigis väga hea lahendus on XD nii-öelda mis see meil on, XD ongi XD ongi ja ma mõtlesin, seal oli üks sõna veel juures, aga mul ei tule see praegu meelde, et põhimõtteliselt see ju, tegelikult see liidestus on samamoodi andmevahetus ja andmevahetused on meil XD protokolli järgi ja kui see XD teenus on ühe mingi süsteemi jaoks tehtud, siis see ongi täpselt see pistik. Ja tegelikult see eraettevõtja saaks ka oma juhtme ühendada selle XD külge ja ta on ühenduses nii, ma ei tea, Staariga kui ka teistega. Jaa, seal peab olema taga õigusruum, just, seal peab taga olema õigusruum, seal peab olema... Väga hea küsimus ju. Kui palju see takistab teid üldse, sest me oleme siin viimasel ajal nende andmebaasidega seoses ju palju rääkinud sellest, et siin on eest ära lennatud mõne võrra ja siis hakatud tagantjärgi seaduseid alles muutma. No kuna meil on tegelikult väga tundlikud andmed, siis päris nii lihtne see ei ole, et eraettevõtja arvab, et ta võiks või nendele ligi pääseda, et
et ikkagist see peab olema toetatud ja põhjendatud. No mitte ainult eraettevõtte, vaid me siin vahepeal juba rääkisime ka ikkagi nendest samadest sotsiaaltöötajatest, kellel ka võib-olla olid siin kunagi liigale vabad käed kolada. Aga mina julgeks küll öelda, et vähemalt Staari vaates meil on ikkagi väga hea koostöö ka Sotsiaalministeeriumiga, kes selle valdkonna õigusloomet loob ja kui me ikkagi sisuliselt läbi arutame, et kas või näiteks seesama, et kui laps on saanud puude otsuse, siis ta ei pea minema lapsevanem välja mõtlema, kuhu ma nüüd lähen, mida taotlema, vaid et see info jõuabki lastekaitsetöötajani ja lastekaitsetöötaja saab ise võtta ühendust ja pakkuda, aga äkki teil on midagi veel vaja. Ja see oli küll selgelt nagu koostöös õigusloomega ja poliitikakujundajaga, et on mõistlik, et need andmed liiguvad. Aga jaa, seal on jälle koostöö. Nii et ütleme nii, et seadusandluse taha nüüd hetkel väga midagi ei jää. Pigem on ikkagi küsimus siis tehnoloogias või on seal veel mingid põhimõttelised asjad, mis vajaksid parandamist, et asi saaks veel kiiremini nüüd edasi liikuda? Meil on hetkel nagu hästi sellega. Jah, ma arvan ka ja pigem see ongi võib-olla selline tahte küsimus. Ma olen alati olnud seda meelt, et ükski seadus ei ole kivisse raiutud. Alati on võimalik muuta, aga see peab olema põhjendatud, see peab olema nagu läbimõeldud ja minu arust siin ongi see koostöö, et peab olema õigustaga, peab olema tehnoloogiline ja siis peab olema see sisuline pool, et ma julgeks öelda, et meil on päris hästi. Ja kõige tähtsam on see, et see nii-öelda lõppkasutaja just ütleme, valla või ka riigi poolt, kes seda Staari kasutab, siis et tema usaldaks seda ja tõesti näeks, et tema, ütleme, et suusad on ikkagi abiks edasi liikumisel, mitte takistuseks. Just. Kas täna võib öelda, et see nii on rohkem, kui ta oli varasemalt, sest ma tean, et see maine või ütleme, et see varasem olukord ju tekitas tõesti frustratsiooni ja paljud viskasid suusad nurka, ütlesid, et ma saan jala kiiremini edasi. Mul on selle kohta hea ütlus ühelt oma kunagiselt kolleegilt KOV-i aegadelt. Kõlab jõhkralt, aga et pange see Staar põlema ja tehke midagi head. Ja nüüd teeme. Aga ma ütlekski et aga nüüd me teemegi ja see nimi on endiselt Staar, aga ma tõesti olen väga seda meelt, et need nüüd ei ole need puusuusad, mis on tõrvaga määritud, vaid on ikkagi kaasaegsed, mis aitavad päriselt edasi liikuda. Need tõrvatud puusuusad on nüüd juba täitsa samm edasi, et need tünnilauad. No peaaegu aga me ikkagi, jah, ma julgeks küll öelda, et kriitika on väga asjakohane ja me väga teame, et puudujääke on olnud väga palju, aga me tõesti liigume ikkagi selles suunas, et oleks kaasaegne ja oleks mõistlik. Tänase saate mõte ka on natukese see, et julgustada neid inimesi, kes võib-olla on varasemalt natukese neid ebamugavusi pidanud taluma, et vaadake uuesti, asjad on paremaks läinud ja lähevad veelgi, ma loodan. Jah. Meie väga seda meelt. Selleks panustame iga päev. No väga tore, ma igatahes küll ise digitaliseerimise, automatiseerimise tulise pooldajana loodan, et need vahendid on inimestele tõesti abiks, mitte takistuseks ja mul on hea meel, et asjad edenevad. Meil ka. Väga. Vahva, Katre Pukk, kes on Staari valdkonna juht Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuses ja Aika Kaukver Sotsiaalkindlustusametist arendus- ja finantsosakonna tooteomanik olid meil tänased saatekülalised. Suur tänu teile selgituste eest ja jõudu teile teie töös. Aitäh kutsumast. Saatejuht Tanel Talve tänab kõiki kuulajaid ja lubab, et järgmisel korral järgmised teemad. Kõike kaunist. Olukorrast digiriigis on Justiits- ja Digiministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.